Google Meet koosolekule minna? Selleks kõigepealt võiks olla olemas Google'i konto, kellel ei ole, siis tuleb registreerida see ja selleks võite siia otsingusse panna Google'iga liitumine või siis Google'i konto registreerimine ja registreerite kõigepealt konto ära. Aga enamustel on olemas, siis logite sisse enda Google'i kontoga. Vahet ei ole, kas on Gmail või logite sisse Google'i kontoga ja nüüd selleks, et Google Meeti minna, on mitu võimalust. Google Meet asub ise meet.google.com lehel, millega te saate minna. Siis edasi on ka siin olemas Google Meeti äpi kaudu, mis juhatab samasse kohta või ka telefonis te võite alla tõmmata samasuguse Google Meet äpi, milles te saate liituda või ka Gmaili äpis telefonis võib olla lisa Meet koht olemas, millega te saate minna. Aga üldjuhul õpetajad saadavad teile stuudiumisse, nii et lähme johvik.ope.ee, lähme Jõhvi gümnaasiumi stuudiumisse, login sisse siit ennast. Ja mõni õpetaja saadab suhtlusesse, mõni õpetaja paneb ka teil tunnikirjeldusse, nii et olge valmis ka tunnikirjelduses seda linki otsima. Aga ütleme, et minul on näiteks suhtluses, ma soovin liituda siit selle, siis üleval te näete, mis kontoga te olete sisse loginud ja küsitakse, kas tahad liituda. Aga see, et te kedagi ei segaks võib-olla, ma soovitan teil mikrofoni välja lülitada, kaamera võib sisse jätta, näiteks siit, siis ja lähete koosolekule. Kuna õpilastel on enda isiklikud meiliaadressid näiteks, siis te peate selle jaoks küsima õpetajat luba, kas tulla nüüd õpetaja enda arvutis. Ootate ära, kuni ta kinnitab teile, et te võite tulla ja siis te saate olla liitunud. Näete, siin on näha, kuidas mina olen ühes seadmes ja teises seadmes. Kui õpetaja räägib, siis seda kuulevad ka teised. Võtan praegu välja, aga siin all, kus teil on märgid, et kui õpetaja samal ajal räägib, siis lülitage enda mikrofon välja. Oleks hea, kui pilt on sees. Ütleme, et kui arvutil ei ole näiteks veebikaamerat, siis enamustel telefonidel on ja lähete telefoniga sisse, et teid oleks näha. Võite siis olla siin samamoodi nagu näiteks mina mitme kontoga. Et see on täiesti okei, aga õpetajad tahavad teid näha. Vahepeal õpetaja võib kirjutada siia midagi või ka teised kaasõpilased, siis siit kontrollige ja vaadake seda. Kui teil on probleeme näiteks heliga, siis ma soovitan teil korra välja minna ja uuesti sisse tagasi. Ja sellega siit saate kõne lõpetada, kui tund on läbi. Olemas, midagi siin panema ei pea ja tund ongi läbi.